Nii, tere kutid kõige tooremasse videosse, mis me kunagi teinud oleme, sest ma ei kavatse editida seda videot, me teeme selle ära ja siis ma uploadin selle otse YouTube'i. Ühesõnaga, täna me räägime meie kõige parematest ja kõige halvematest showdest, mis me teinud oleme, või noh, pigem mis ta teinud on. Meil on võetud lahti Facebooki lingid igast võimalikust üritusest, mis meil on viimase pea 2 aasta jooksul olnud, kus me oleme siis olnud kas mina või meie koos siis nüüd hiljuti Noored ja Näljased duona. Mine siis esimesele Facebooki lingile. Nii, esimene on see, las ma siis räägin teile loo. Nagu te näete, siis see toimus 15. juulil 2023 Change Fest, see oli vist teine Change Fest, mis on toimunud ja see miski, kuhu ma kandideerisin, seal oli mitu vooru, mis ma pidin läbima. Mäletan, seal oli vist 3 vooru ja siis 3 inimest valiti kokku ja ma sain kõige kõrgema koha, ehk ma sain kõige hilisema esinemisaja. Ma tegelikult tahaks panna siia klippi, näidata teile, milline see esinemine oli, aga Kennet ei edit seda. Aga see oli huvitav üritus, see oli esimene esinemine. Ma mäletan, see oli Raplas, tegin päeval soundchecki, käisin kodus ja siis läksin tagasi. Ja nagu mul oli kord näima, kuidas asjad käivad, ma küsisin Lege, et kas ma võin enda veega sisse tulla. Ma ei teadnud, et ma võin nagu enda asjadega tulla, Nii, see siin. Esimene, kas on esimene show, millest sa raha said, või? Kas sa said raha selle eest, või? Okei, selle eest me ei maksnud talle. Anyway, see oli meie teine üritus, mis me teinud oleme. Esimene läks suht putsi, siis me ütlesin pohhu, et teeme uuesti. Tegime selle, event läks 4. august välja, 18 oli üritus, nagu ekstreemselt lühike aeg, millega üritus ära promoda. Kuidagi saime hakkama, kõik läks hästi ja mida kas mäletad nende showd või? Ta pole kirjas siin, aga... Ja see oli niimoodi, et ma pidin minema mingi kell 1, vaata, või mingi pool 1, 12 või sellist. Ja siis lambist öeldi, et mingi davai, lähed kell 3 öösel. Ma olin mingi perse, siis ei ole mitte kedagi, vaata. Aga kõik, kes mind tulid kuulama, kelleks olid ka too hetk sõbrad, sest mul ei olnud fänne siis. Mul ei olnud isegi, see EP ei olnud isegi väljas, kui see oli 18 august ütlesid, jah. EP tuli AVR, mullu aasta AVR. Ei, üle-eelmine. Üle-eelmine. Mullu on eelmine või? Jah. Ta on geeniust. Ja ma läksin kell 3 peale, ma tahaks siia ka esinemisklipid panna. Ei saa. Siis tuli Puhas Grau. Jaa, see oli... Demoklubis. Siin me oleme kirjas. Ma mäletan seda, et see oli esimene show, kus ma sain raha. See oli 18 pluss üritus ja ma olin ise nagu 17 või siis me mõlemad olime Kennetiga 17. Kui ma eksiks, Rain viis meid ära või? Kas ta oli Rain, jah? Ja mul oli Raideris pitsa. Vennad ostsid mulle väikse pitsa. See oli putt siis. Mul olid longerad ka. Ja kui ma sinna jõudsin, siis nad olid mingid, pooled longerad on kadunud, ma ei tea, mis nendega juhtus. Ma võin öelda ka, mis see summa oli, ma sain 100 euri selle eest. Ja ma esinesin puldi tagant, nagu selles ei olnud midagi viga, see oli lahe. Ja seal oli nagu rahvas ka, kes isegi juba nagu laulsid kaasa, sest siis oli EP, Noored Näljased oli... Kõrged hinnad olid ka väljas. Noored Näljane EP oli ka. Ja ma tegin selle show ära, paar päeva hiljem küsisin raha. Nad olid mingi jõu, kuule, sa ei teinud piruka pettust, ma annan sulle 30 euri vähem. 30 euri eest saab 4 kimu saab ka osta, aga 30 euri tegelikult ei ole selles show businessis nagu suur raha, aga asi oli põhimõttes, et tahtsid anda mulle 30% vähem mu palgast, sest ma ei teinud ühte lugu, mis on täiesti absurdi, peale seda ma ei ole nagu mitte kunagi nendega rääkinud. Nad on vist üldse inimesed Tartust, kes teevad üritusi. Mõtlesid, tuleb teevad Tallinnas. Aga oli lahe, tegelikult oli. Ei, see oli lõbus õhtu küll. Nii, siis tuli Retsipidu, esimene, SRG Retsipidu. Ei olnud, vaata tegelikult kuupäeva. Mis on? See on 29. september, see oli oktoober. Okei, me läksime nüüd ajas tagasi. Jaa, 1 show tagasi. See oli, ma ei mäleta sellest midagi väga. Ma ei mäleta, aga ma mäletan, kuna nagu enamus laulud olid Detroitsi, need on rasked asjad, mida meelde jätta. Seega see show ei olnud kindlasti nii hea, kui meil nagu mingi ala hiljuti olnud, aga
Anyway, Jah. siit pole pikka juttu, see oli lõbus üritus enda inimestega, fucking Snow esines, Fire. ma mäletan, Snow ütles mulle, ja mees, ma teen selle ära ja siis ma pean nagu teisele minema, vaata, I got 2 shows nagu one night, siis ma nagu, tule, ma tahaks ka seal olla, seal tasemel, kuigi mul oli vist, ma olin vist too hetk tegelikult juba vist suurem kui Snow. ma ei mäleta. ma ei mäleta, vahet ei olegi väga pohhu. See on siis, mis siin peaks olema, on see Becker, mis oli 3. november aastal 2023. ma ei tea, kas sa sellest midagi mäletad või? See oli Siimi Goldfire, sina? ma mäletan, me see päev shootisime Chilliniga paras lont coveri ja siis püsti filmitud musavideo Tallinnas kuskil vanalinnas. Ja siis mäletan, mis mul seljas ka oli väga hästi, olid Raceri need Stripe teksapüksid, valged Air Force'id, Lotte Swag, musta südamega särk ja siis mu venna sinine tuulejope ja see oli mu fit. Kelle? Hendriku. Tähendab. Ja ma tõin Chillini välja ka minu arust, tegin paras vist oli küll, jah. Yes. See oli, ma rohkem ei mäleta midagi sellest. Splash. See oli esimene kord, kui ma rääkisin Prodigy poistega. See ei olnud lõpuks isegi DJ set. Nad tegid action live'i. Nad tegid action live'i, siin on kirjas küll DJ set, aga siin on ikka kirjas DJ set, aga kõik olid kohal. Rääkisin nendega esimest korda ja siis esinesime Chilliniga. Prodigid olid enne meid ja siis ma ei tea, mingi pool saali läks tühjaks, kui nad ära läksid. Ja siis me esinesime mingi poolele saalile. Ma väga mäleta sellest rohkem midagi, aga kes lahe. Ma ütlen ilmselt iga ürituse kohta, et kes oli lahe. Isegi kui oli täis juust. Ei, siin tuleb kindlasti mingi 2 show'd, mis on nii pask, et ei taha rääkida isegi sellest. Jaa, muidu nende samade härradega tuli laul välja, mis oli nüüd reedel või? Jaa. Come Closer, ma panen lingi descriptionisse, kuulake. Oi, see on vist esimene nagu suur show või? Või siuke nagu big deal või? Jaa, ma sain vist 300 või 250 euri selle eest. Jaa. See oli niimoodi, vaatasin 24. november, see oligi ma sain 23. novembril, sain 18. Siis oli see show. Ma mäletan, oli üks laul, mida ma ei tahtnud absoluutselt teha juba siis, mis on imelik, sest EP-lt siuke laul nagu Lollid riimid. Ma ei tahtnud seda üldse teha, aga Max oli nagu mingi davai, tee, vaata. Alad oli vist niimoodi, et kui selle laulu teed, ma panen 50 euri rohkem sulle. Midagi sellist, siis ma tegin seda. Ja see oli ainuke ja esimene kord, kui mu ema ja isa käisid vaatamas mind. Tulid helikasse. Naljakas on see, et nagu ma panin vist nad mõlemad listi ja nad ostsid pileti. Vedas Universalil või? Jaa. Ei, Sony. Siis oli Sony juba, ei ole alles. Ja siit tuleb kohe otsa, näete, 25. november ehk oligi. Sain 23. november, sain 18, siis 24. november Helitehases esinesin ja 25. november esinesin ka Helitehases. See oli niimoodi ka, et 24. novembri prügi oli nagu ikka veel 25. novembril backis. Mäletan, kuradi Maxi moeviin oli seal nagu. Oota, mis see line-up oli isegi? Ei tea. Ma vist ei teinud midagi. Priit Krediit, Puffington, Kalamees, Lotte Goldfire. Türa, see on räige tegelikult. Et nagu me olime Kalaga nii palju showdel, aga me ei rääkinud Kalaga vist siis või? Jaa. Kala on nagu most hominid. Kui ma ei eksi, tegelikult see üritus ma tõin talle Lotte särgi, siis me juba suhtlesime, ta oli mingi mees, ma tahan ka, siis ma tõin talle. Ja minu arust oli siis, ongi, vaata kuupäev on ju 25. Laulsime Goldfire'i sünnipäeva laulude rühma. Oli küll jah, see täiega nice. Aga jah, ma ei tea, läbi mingi valemi mina hakkasin Kalamehega suhtlema mingi 3-4 kuud tagasi alles nagu, kuigi me oleme 2 aastat nagu sama sitta teinud. Ei tea, kuidas ma varem nagu ei kohtunud kuidagi. Anyway, kas see toimus? Ei, see ei toimunud. Ja see jäi ära, see pidi, türa see jäi ära. Sellepärast, et ma ei teadnud, et Chilling ka seal oli, aga see jäi ära, sest kas minu arust mingi Bill Maak korraldas seda ja ta oli lubanud Kokot või ei, võib-olla asi ei olnud selles isegi,
et ta valetas mingi koolile, et nagu, et nii palju huvilisi on, vaata, tegelikult oli nagu poole vähem ja siis see jäi ära vist sellepärast, et keegi ei tahtnud. Jaa, näe. Normaalne teema. Anyway, moving on. See oli üks nice üritus. See oli üks fucking nice üritus nagu. Mul on ikka kahju, et seal ei olnud rahvast nagu. Seal oleks, nagu seal oli rahvast, seal oli mingi 300-400 inimest. Aga sellisele asjale Markara versus Marps ja Lill Till versus Väike Pede. Nad boksisidki. Nagu verd oli. Kui see, ma arvan Loki, kui see nagu nüüd toimuks uuesti, see läheks putsi ära, nagu täiesti. Ja aga nüüd peaksid võtma nagu, nad ei saaks samu inimesi kasutada. Nad peaksid, maa oleks kindlasti üks seal, mis on kella vastu. Vaata, siin on pandud esineja, Marps ka. Ma kõndisin just minema, kui Marps läks lavale, siis ta oli mingi, joo, ma olen Marps, kuradi, just sain lõuga, aga ma nüüd esinen. Ei, Marps on ka cool guy. Ei suhtle, aga vahepeal näeme. Selle esinemisest mulle ei meelde, et ma esinesin boksiringi sees. Ja see oli esimene ja still siiamaani ainuke kord, kui mul kasutati leeki laval. Damn. Ja, insert clip. Splash. Ai, see oli see ja see oli helikas. See oli helikas. See oli, ma mäletan sellest ürris seda, et nagu lavadisain oli fire. Seal olid need nagu kõrgemad mingid ja need asjad. Tasemed ja mingid, jah. Trepi astmed olid, jah. See oli nice, nende peale oli lahe hüpata küll. Aga see on ju veebruar 24. Jaa, see on esimene kord, kui ma laval juukseid inimesel lõikasin. See on see, millest Elnor video tegi vist. Ja siis ma kaotasin selle masina sinna samma helikasse ära. Midagi muud ma ei mäleta. Nii, oi plää. See oli putsis. Project X tahtis nagu comebacki teha. Too hetk see vist ei tulnud väga välja, kuna rahvast nagu nii väga ei olnud. See show oli mega lühike, kuna meid bookiti sinna nagu mingi nädal-2 enne midagi sükest. Nad olid mingi, joo, meil on mingi see summa, et nagu teed või tee ja siis lihtsalt põhimõtteliselt tegime. Ja see on mingi 150 või 100 euro. Oli nii vähe või? Jaa. Mul on kirjas kindlasti see kuskil. Ma ei saanud tilliga, sest ma pidin mingi üllatusesineja olema, aga nad panid lõpuks ikka kirja nagu. Aga jah, Marps pidi esinema, Marps ei esinenud sellepärast, et mingi teine asi oli, siis nad kirjutasid, et joo, tule meile, me anname 2 korda rohkem raha sulle. Jaa, mäletan küll. Ma mäletan seda ka, et seal oli kõik putses, nagu esinemine mingi back oli täiesti fakt, mingi tracksuitides vennad, mingi melises, mingi over nothing nagu. Ja nagu kõik oli mingi tund aega taga nagu. Mäletan see kell, kui Arop pidi peale minema, ma polnud ikka veel chilliniga läinud, siis Arop tuli küsisid mingi jõud, te olete peal käinud, siis ütlesime, siin on kõik putsis. Ega ma rohkem midagi. See siin. Oli väga cool, aga no, see oli kultuuriüritusega. Ma ei tea, seda lugu ei pea rääkima. Aga see oli lahe, see oli meie esimene peak TikTokis võib-olla nagu. Siis oli Car Spotter ja TikTok tuli välja. See oli, sinna läks palju promo alla ja tegelikult show oli ka nagu lahe. Mul on tegelikult eraldi video sellest päevast. Margi tuli ka, jah. Me tõime Margi ka välja ja see oli esimene kord, kui Tartus esinesin, siis fuck. Ei sõnaga. G5. Või mäleta? Olin seal? Olid küll, jah. Tegime tund aega koos. What? Okei. Ma ei mäleta mitte sittagi sellest. 0. Ja G5 oli kunagi siuke, oligi reaalselt koolide pidu, et nagu kooli inimesed ja +1 ja that's it. Ja G5 oli räigelt fucking teema, sest ma mäletan, et 23 aasta novembris, see oli äkki 4. november, kui see pidu oli, siis me mingi nagu, selle sama härraga siin, on ju, käisime soojendamas ja nagu läksime lihtsalt helikasse peole, mis on nagu what the fuck nagu minu jaoks. Anyway. Tead seda ma ei mäleta. Globe. Pärnu. Ei, seda ma ikka ei mäleta. Bert sõitis, mäletan, X4-ga läksime vist. Sellest on ka videod tegelikult, see oli okei show. Nagu see oli esimene show, mis mul too aasta suvel oli tegelikult. Ja peale seda oli Grind ja Aftekas. Aga ma ei mäleta ka, ma tean, et
ma mäletan seda, et noh, okei, esinemine, ma mäletan, mis mul seljas oli täpselt. Jalkasärk, jortsid ja timsid. Ja siis Max tõi mind välja, et haisulooma teha. Okei, ainuke memory, mis mul sellest päevast on see, et Eerik ja Max laulsid back'is triibupasta pornokunni. Ma ei tea, miks, see on ainuke asi, mis mul meeles on. Me ajasime laval juukseid ka ja siis Max ajas Oliveri nabakarvad ära. Mul on video. Me tegime Hermanile eyebrow sliti. Jaa, oli küll. No okei, loeme seda aftekana. Okei. See oli hirmus. Jaa, aga seal oli üks nice asi, mida ma olen ainult ühe korra näinud. Sa tead küll, millest ma räägin. See tossu nupp DJ puldi kõrval, et sa saad vajutada just tossu. See oli fucking nii nice nagu. Aga jaa, suht haige oli mingi selle Oliver Triiga nagu back'is olla. Jaa. 2 korda nagu see aasta ja eelmine. Ei tulnud see aasta, ma ei tulnud. Ma olen 2 korda sinna nagu selle afteka back'i sattunud. Imelik on enda ringi vaadata. Tundub nii nagu out of place tunne nagu. Kõik on lihtsalt mingi 5 korda kuradi rikkamad ja kuulsamad kui sina nagu. 5 on understatement ja, nagu. Ei, aga see ongi, sa pead, kui sa oled kõige targem toas, sa oled vales toas. Kairo Keys pidi olema patale verekindluses lõpuks. Kas see toimus üldse või? Jaa, see oli MJ Clubis lõpuks. MJ Club on Jüri Mets klubi. See on äge klubi. Väga meeldib. Kas see ei olnud nagu suht paska? Minu arust ma tegin seal Longero loo, mis joomis selle. Longero joomisvõistlus oli ja siis see vend sai mu numbri kuskilt nüüd, et ta helistas mulle mingi paar nädalat tagasi, oli mingi teeme rematch, mis käib putsid ära. Tule neljapäeval linna, mine pirs. Okei, liigume edasi. F24, mind ei olnud, seega. Jaa, ma esinesin koos Chilliniga, me oleme siin küll eraldi kirjas, aga me olime lõpuks koos, see oli Lotte X Chillin või Chillin X Lotte, ma ei tea kumba pidi see oli. Esimene F, 45 minutit oli, enne meid oli Jonts, ehk me olime teised esinejad, see aasta ka F, suht sama esinemisaeg, mis on päris haige. Ma saan aru, teisi artiste on ka, aga kutid ma olen mingi 5 korda kuulsam, kui ma olin eelmine aasta, vaata, teate, et ma toon rahvast. Ma saan aru, taktikane lüke, et tooge nagu pange mingi semi-hea artist vaata ette, et siis tulevad kõik üritusel, hakkavad tarbima, on ju. Aga esinemisest päris okei oli, ja mäletan, inimestel olid mingi välja prinditud Chilline näost pildid olid seal. Ja siis õlusaun ja liha oli ka välja tulnud ja vist esimest korda esitasin seda, see oli ka niimoodi, et Genka tütred, neil oli must snap tehtud ja siis oli õlusaun ja liha nagu emotsid olid pandud, siis näitas seda. Ja siis ma tegin, aga tavaline esinemine. Esimene suur lava too, actual suur lava. Üks asi oli veel. Mäletan pärast Karmo küberrinnakust keegi rääkis mulle, et meil oli hästi vaiksed olid kõlarid. Nagu need olid meelega pandud, nüüd ütlesid mingit et oli helimehelt läinud küsima. Siis keegi sealt Karmost ja küberrinnakust, et joo, pange kõvamaks, ta ütles mingi alles õhtul. Mis on veits nagu, ma saan aru, et ma too hetk olin nagu low-key numbari, on ju, aga nagu miks te ju ei mu missi kõvasti. Jaa, aga selles mõttes still big up F, laheli. Ei, F on üldse nagu maks nagu respekt üritus, nagu kui te lähete kuhugi festivalile, mingi F-ile, see on järgmine aasta parem, sest te toetate seda üritust. Muuseas, järgmine aasta peaks olema, ma ei tohi öelda seda vist. No türa küll, hakkame editima siis, noh. Ma ei tohi öelda seda, jah. Okei, igatahes, nii, oi vittu. Ei, sa pead editima, mees. Me peame näitama. See oli kõige haigem asi too hetk. Mis me olime teinud. Nii Backar kui ka mina. Jaa, nagu helitehase capacity on 1500. Me panime, see maja oli nagu mingi 1600-700 nagu. Sul oli seistes, laval seistes. Lihtsalt seistes, mitte liigutus. Palav, higistad. Nagu, jaa, see oli nii fakt, aga see oli nii fucking nice ja nagu ma pole eluses nagu ühe kürri eest nagu sellist feedbacki saanud, nagu see oli putsis. Ja muidu, kiire plug, 29. august, see aasta, sama asi. Peaaegu sama line-up, pluss veel inimesi, seega. Ongi sama line-up pluss paar esinejat. Jaa, just. Ja see oli ju esimene üritus, kus Gordon ja Drax 2 esinesid. Siiamaani ei tea, kes nad on too.
aga no ühesõnaga, nad on need, kes Õlusooni liha tegid ja Janko Nussi. Jällegi, kui te ei ole vaadanud, siis nagu seal Janko Nussis me nagu lihtsalt kehastame neid karaktereid, kes nagu seal videos on, see ei ole nagu meie lugu. kuna neil ei ole väga raha, siis me pidime nende eest panema selle Spotify'sse ka Noored ja 400 alt ehk Noored 400 Spotify'sse. Jah, aga see aasta me teeme Noored ja 400 seti ka siin AVR-il ehk jah, arupidu. Nii, palun vabandust, ma ei tea, kes sa oled, aga DJ Kiss oli helvik. Täiesti putsis. Ma kõndisin, see algas kell 9, ma kõndisime mingi 10:30 sisse esimest korda äkki või. Erootikapood mängis mingi kell 10. Nagu mingi siuksed laulud. See oli nagu täiesti bullshit set, kuna nagu see vend oli nagu kõik mingi muusika ära mänginud. Igatahes, aga see oli äge üritus. Ma ei mäleta midagi. Okei, ma mäletan. See ei olnud pask või? Ei. Ma mäletan, et show oli räigelt hea. Show oli väga hea. Sest rock and roll on siuke nagu hästi, nagu low-key ghetto-klubi. Ja seal on see, et kuna sul on nii madalad laed ja sul on nii väike tuba, siis kui keegi ütleb midagi, siis sa nagu kuuled seda. Ja siis kui sa paned mingit laulu, mille sõnu inimesed teavad, siis sa kuuled inimesi üle muusika, mis on nagu fire. Ja ma mäletan, et sulle meeldis. Nii, see oli ka mingi massiivne üritus nagu. See oli tõesti suur, see oli väga räigelt suur. Ja see oli ka nagu ma ei mäleta täpselt, mida Tristan ütles, aga see oli ka mingi, ma ei tea, 1500 inimest mingi type teema nagu. Ei, see on räige, no vaadake lihtsalt seda klippi. Ma editin ise kas okei. Jaa, see oli äge, see oli väga-väga äge üritus. Erik Max, mina ja Chillin. Ja ma võtsin BGM-iga. Jaa, nagu classic line-up töötab alati. Bookige Erik Max, meie Chillin. Teil on kõik hästi. Ei, jaa, see on garanteeritud kasum. Jah. Actually. Garanteeritud kasum nagu. Tõmst küll, jah. Oi, pläe, okei, oota, nii, ma fleksime nüüd. Fuck fleksime. Ma tulin neile uue Tex-Mexiga. Ma oma logopeet, et ütles mulle autistiku kompleksiga. Anyway. See cover esiteks. Oota, obes, tõmba noh. Nii. Esimene asi, millega ma fleksin, see cover, ma tegin selle, ma ei ole mitte kunagi paremat asja teinud. Nii. Kell oli 18. oktoober. Me tegime selle ürituse septembris. Ma panin Triibu Pasta siia esinema. Neil ei olnud maakler väljas veel isegi. See on kõige parem lüke, mis ma enda karjääris teinud olen. Mitte, et see oleks tohutult raha sisse toon, sest inimesed ei teadnud neid too hetk. Aga for the culture lihtsalt nagu fire ass üritus. Ma mäletan, et kõik ketiti täis, nagu reheküün on fire. Oi, pläe, insertige klipp. Jaa, nii. See on putsis. Oota. Jah, kõik ketiti täis ja nagu klassik nagu OG retsipidu, mul on kõik retsipeod on mingi low-key lahjaks läinud, kõigi retsipeod on mingi teeme mingi kinomajas, vaata, mine putsi, ei, põllu keskel, Sakus, see on nice. Ma ei mäleta midagi sellest. Aga november, me elasime uues korteris juba siis. Oli küll, jah. Oota, kuidas see võimalik, mul ei toimu mitte sittagi oktoobri keskelt kui novembri lõpuni vist, oligi nii. Ei, meil olid lihtsalt retsipeod. Meil olid mingi koolipeod, jaa. Okei, see oli vist nice. Pigem oli nice, jaa, ma mäletan, ma rääkisin korraldajatele, et nagu jõudu saite sitaks hästi hakkama, et nagu rahvast oli. Need 219 inimest vastanud, need ei vasta sellele. Nagu seal oli rohkem rahvast kui 219 interest, et see oli cool, vist mõnus, helikas, lahe. Midagi muud ei mäleta. Fun fact teile, minu lemmik peokoht on Helikaback. See on nagu mina enda 19 poole kuradi eluaastaga, ma ei tuleks Helikasse niisama peole. Aga Helikabackis inimestega juua on nagu top human experience. Jaa, aga Stuti sisehoov ka. Stuti sisehoov, jaa, Stut on nii kautad. Tead, ma seisin eile seisin Holgeriga laupäeval Stuti sisehoovis. Siis ma vaatasin seda Stutti, siis ma mõtlesin, et kui imelikult kodune see koht mulle on. See on nii võtses, nagu... Ega ma olen seal käinud peaaegu 2 aastat jutti, iga kuu. Jah. Ei, äge reisk. AV.
AV oli ka low-key lihtsalt nice helikas. jaa, oli Jaa. küll jah. Suurt midagi ei toimunud. See oli nagu üks üritus, kui meil oli back'ist nagu vapsi pohhui ja back'is oli mingi 15 inimest. Nagu, ma ei tea, back'is, tõenäoliselt back oli nii nagu most rahulik, mis see kunagi olnud on. Liigume edasi. Nii, sina räägi, mind ei olnud. ma ei taha rääkida sellest. Räägi. Davai. Kennetit ei olnud, kes kurat teab, mille pärast Props mängis kuskil. Ma olin Moshil äkki või? jaa, okei. Ma läksin Holgeriga ja siis 2 tšikki oli ka. Jõuame sinna ja nad on nagu mingid et mingi oma algsiga ei võinud vist või midagi sellist ja siis, et ainult artist võib back'is olla, onju. Ja meid oli 4, ma ei öelnud ka kellelegi, et ma tulen 4-kesi, sest see pole mitte kunagi probleem olnud, kui ma tulin nagu, kui ma tulen mitme inimesega, kui ma ei tule üksi. No ma ei tule kunagi üksi, kes see tuleb üksi, türa? Ja fucking visiti välja kõik. Mu üks semu sai jääda, onju, ja siis me libistasime nad kõik uuesti sisse, onju, ja siis nad visati kõik uuesti välja. Ja see show oli ka kohutav, sellepärast, et Kennetit ei olnud, nagu mul on olnud elus mingi 3 show'd, kus Kennet ei mängi. Vist ongi 3. Ja mängis fucking Süsi mängis. No ta oli algaja ka too hetk, onju, ma ei oleks võib-olla isegi paremini teinud kui tema. Okei, oleks küll, mul on suur ego. See oli pask. Mul nagu, kui ma tagasi sõitsin, ma olin locked in nagu täiesti. Ma lihtsalt istusin kõrvaklapid pääs. Mul tuli meelde, Riko oli ka, sorry Riko. Ma olin nii locked in, ma ei mäleta, kes olid. See oli, ma ei taha rohkem rääkida sellest, ma ei oska teile öelda, mis sitt oli nagu. Loudhouse, see oli äge. Jaa, see oli nice. Jaa, sest see oli esimest korda minu elus, kui keegi laulavad, või inimesed laulavad snippetit kaasa. Hüppo ei olnud väljas, inimesed laulsid kaasa seda osa, mis internetis üleval oli. Ja show oli ka nice, hea, väga energy oli. Kas see, pult oli ülisitasti pandud. Pult oli full lava ees. Mul oli lava ees nagu nii palju ruumi. Ja mul oli juhtmega mikk ka vist. Ei, see ei olnud, türa ma ei mäleta. Arupidu oli äkki juhtmega. Jaa, Arupidu oli juhtmega. Võib-olla see ei olnud, võib-olla oli, ma ei tea, sellest on ka mingi klippe. See oli lahe, big ups, ma mäletan, sellega oli mingi räige hustle ka, et me saaks seda teha. Siis nad tahtsid kedagi teist võtta ja siis me lihtsalt tegime neile normiks, me tegime kindlasti palju parema show neile. 28 aastast türa küll. Jah, see oli äge event. Nii, poi putsi. Paneme kindlasti. See on full nagu kultuuri event, massiivne shoutout kõigile, kes seal olid. Show oli nice, äge üritus oli, nagu tõesti. Ja ma ei tea, ma ei oska palju rohkem öelda nagu. Oi plää, see on hea üritus. See on nagu sitaks hea üritus. Kas see on Essa Norre 4 siis või? Jaa, on küll jah. Jaa, shoutout Gert Lill, kes äkki tõi selle vist idee ülesse meile isegi. Me olime mingi hetk, olime mündis nagu... Rainer mängis ju saame. Jaa, Rainer mängis mingi... Läksime Raineri juurde lihtsalt kuradi on some enne shit. Ja Gert oli seal, Gert on seotud mündiga. Ja pakkus selle idee välja, me tegime ära ja me tegime mündi maja rekordi. Me tegime mingi 3 päeva promoga. Jaa. Nagu see oli see sõna liikus nii kiiresti nagu see siin on vale. Meil on nagu by the way, kui välja arvata helitehas, siis see üritus on kõige rohkem inimesi, mis ühelgi minu üritusel olnud on. Ja see on putsis stat, sest klubimünti ei tohiks 700 inimest mahtuda. Mahtuda on sõna, jah. Honest. Pole siin koolis käinud. Või mahuda. Oota. Ma mäletan Germo show'd. Ma ei mäleta mitte midagi muud. Me tegime Joosep Pro välja. Jaa, teeme küll. Ma tegin märg nagu spa snippetit seal, ma mäletan. Ma minu full demo tegin. See oli väga hea show. See oli üli nice show. Jaa. See oli esimene kord Jänku Nuss laivis.
räigelt läks peale. Jaa, rahvast oli ka mõnuga. Väga lahe oli. Siin tegime seti. Nii. Okei, vabandust. Ma mängisin, onju. Kuidagi tekkis siuke situatsioon, et nagu Patarei merekindlus on nagu siuke kolmnurk, onju. Siis nagu siin kolmnurk ees on lava ja siis nagu siin kolmnurga nagu noh taga. Ta on rohkem siuke nagu Doritosega rõps. Jaa. Ühesõnaga, kõlarid on nagu selle Dorito poole, vaata. Ja mis juhtus oli see, et heli tuli kõlaritest, läks sinna seinteni, põrkas tagasi. Ja kuidagi booth monitor oli out of sync. Ja kui sa DJ-d, siis ideaalne oleks, et sul oleks nagu nii kõlarid kui ka booth monitor, kui ka kõrvaklapid oleks nagu, noh, peksaks sama rütmi, kui sa soovid, vaata. Seda ei juhtunud. Seega mul oli hästi ebamugav seal mängida. Ja aga nagu peale selle oli nagu cool. Jaa, kui me alustasime, siis seal oli 5 inimest, aga siis oli paarsada. Ja mäletan, lasime mõistat. Jaa, jaa. Inimesed laulsid mõistat räigelt kaasa. See oli aegumatu lugu. Yes. Shout out see siin. Ma lõikasin täis peaga juukseid seal backis. Jaa, sest Triibukas lõikas meie semul, või noh, minu semul lõikas laval juuksed ära. Kellel? Ma ei mäleta ta nime. Ei plee. Igatahes, see oli äge. Sa panid vale asja kinni? Ei, ma panin kurva. Igatahes, aitäh kutsumast, see oli fun. Nii. See oli lõbus. Reaalselt ma ei suuda rohkem nagu shootis käia nii, et me mõlemad kained oleme. See on... Ma olin kaine. Ma sõitsin koju veel öösel. Jaa. Haige. Igatahes, jah, väga fun. 23. august on uuesti, seega. Kes on 18? Tulge, shooters. NN. Tasuta. Jah. See oli lihtsalt siuke tunne nagu mängiks tutis ette, aga noh, teine ruum. Väga suures toas. Jaa, väga suures toas mängid tutis ette. See oli fun too. Backis oli lõbus. Kõige huvitavam asi, mis sellel üritusel juhtus, oli see, et ma läksin suhtesse sellel üritusel. Seega nüüd terve YouTube teab, mis kuupäeval see asi toimus. Ma mäletan, et me magasime too päev. Mina magasin, sa tegid lõunune ka. Ma magasin 3 tundi ja ma ei saanud, mäletan, grindile sisse ka too päev. Ja ma olin full läbi märg, ma käisin kodus, vahetsin riided ära, tulin sinna ja seisin oma kuradi tunnikese puldi taga ja läksin koju magama. No lihtsalt, me panime Insta story, et meil on vaja Pärnus ööbida, et kellegi lommik place. Saime enda toa, 2 voodit, nagu normide inimestega. Seega see nagu big shout out. Ja Romet, ma ei ole ikka su särki tellinud, sorry. Varsti saad. Sa kunagi saad oma särgi kätte. Kennet on siuke tark poiss, ta jagab särke niimoodi inimestele, et ta ei ütle mulle mitte midagi. Hommust, et poleks. Ja muidu mina tegelen nende särkidega, vaata, ta jagab. Võsu. Lahe, sitaks nice. Kell diabolical too, 14.35. Märka. Oi, plää, see oli nii palju varem, kui ma mäletan. Ma mõtlesin, see oli mingi kell 5. Ja ma mäletasin ka, aga ei, see oli 14.35. Damn. Aga nice oli. Rahvas tuli kohale ja kaasa haibiti. Inimestel olid sõnad väga peas. See oli väga nice. Ja noh, kui oli see, et mingi Võsu Rannafis, kuidas te ennast tunnete, siis tuli kohe kuradi see nice. See tegi terve õhtu oli nice. Me sõitsime, me läksime T3 ka veel too õhtu. Jaa, mul oli T3 ka ikka. Startsime mingil 10. Back oli ka. Oi, vittu. Ja nagu backis oli üleüldse täiega fun. Oli nii täis. Meil oli, meil oli telk vist kella 5-ni äkki midagi sükest. 4-ni. 4-ni. Ja siis, noh, meilt võeti nagu enda backi ala ära, vaata. Ja siis... Kerma omast chillisime. Ja Kerma oli peal ja siis üks meie tuttav nagu chillis seal, siis ma läksin rääkisin temaga. Ja siis Maxil sai live läbi ja siis ta oli põhimõtteliselt, et chillige siin, seega. Ja see on siis viimane. Ja selle päeval oli 2 asja veel. Splash nägite ise. Mind ei olnud. Oota, see vlog ei ole meie jaoks veel väljas sellest päevast. Ja me veel nüüd siin hakkame tegema, on ju.
mida vittu kui nice oli, jällegi Templis headline show, ülikõva, nice oli, esimene paar rinnahoidjaid visati mulle. mitu tükki? Mina nägin ainult ühte, aga ka isegi kaameramees Meikel, kes mind filmis, ütles, et seal oli 3 veel. Mina ei näinud neid, aga too päev oli veel Patarei merekindlus ja siis me olime veel õhtul T3-s, räägi Patareist. ma ei ole ühtegi nagu ma ei ole ühtegi õhtut nii vähe oodanud kui seda õhtut, sest ma teadsin, et seal tuleb mingi fucking räige porno ja et nagu midagi läheb nii, nagu see ei peaks olema. Ühesõnaga, meil olid need 3 asja. Patarei, see oli fucking täiega nice, sest nagu harva on see, et ma saan mängida seda mussi, mis ma tahan, sest kui ma mängin klubis, siis ma mängin neid samu mingi, ma ei tea, 200-300 laulu ja see on nagu minu osa õhtust on nagu done, vaata. Ma mängisin mingi täielikku mingi fucking peksmist, vaata, ja rahvale läks peale, sest FMMB rahvas on lihtsalt siuke, kuigi üks vend nendest fucking mingi okei, ma ei hakka liikima, mitu piletit müüdi, 4-kohaline number igatahes. See nagu üks vend oli lava ees, kes karjus, pane see sitt kinni ja siis lõugas nagu 10 minutit järjest, et mingi türada mingi annab peale show'd lõuga mulle, vaata mingi. Ja siis Püvi oli seal minuga ja siis me Püviga natuke naerisime tele. Aga see täiega nice, backstage oli väga huvitav nagu näha neid inimesi nii-öelda mitte laval. Päris elus justkui. Jah. Ma ei hakka valetama, nad olid suht samasugused, nagu sa kujutaks ette, et nad on. Üks vend nägi väga hirmus välja, ta oli väga musklis ja tal oli väga suusamaskiga, kõndis ringi palju ülakehaga. Nii. See oli ka sama päev. Jah, nii. Märteni plaan oli siis, ma ei tea, miks ma selle lahti võtsin. Märteni plaan oli siis see, et sa esinesid, mis kell? 1:05. Kell 1. 7:30 peaks olema valmis, 2:30 autosse, 2:30 Tallinnas, on ju. 2:30. Märten jõudis tund aega hilja. Ma ütlesin 3:30. Ja minu set FMMB-l oli kella 12-st 1-ni. Seega Jass mängis kuni 1-ni ja siis ma pidin minema. Ma jäin ka pool tundi hiljaks. Märten jäi ka mingi munn hiljaks. Lõppude lõpuks oli hea õhtu, kõik oli edukas. Me olime Lacopas. Kõik Lacopa longerad osteti ära. Seega need olid out of stock. Järelikult olid normaalsed inimesed. See ongi siis meie kuradi viimased 2 aastat. Ei, meil on kindlasti midagi vahelt ära jäänud. Ei, no meil on neid väikseid nagu koolipidusi on mingid sellised asjad. Yes. Aga no need on most memorable asjad, kuigi siin oli paari asja kohta ikka, et ei mäleta mõnnigi. Tihti kipub niimoodi, et helikas läheb samamoodi. Nagu need lähevad kõik hästi ja siis mõni on nagu ülihea, you know. Meile jõudsid külalised ja ma arvan, et me võime video sellega lõpetada. Pane outro.